Tere, olen jälle Anna-Mari ning järjekordne webinar, lühike webinar siis kiired nipid sarjast. Ja täna valisin teemaks keele ja asukoha sihtimine. Ja just sellepärast, et seda küsimust on mult väga palju küsitud ning ma mõtlesin, et ma siis seletan seda paremini lahti. Ja tegin siia siis ühe väikese näite. Ma olen valinud siin praegu asukohaks Iirimaa, keeleks siis inglise keele. See on siis kampaania sätete all, ehk siis kui te lähete kampaaniasse sisse, siis võtate sealt seaded ja kõik seaded. Ning Iirimaa on sellepärast, et me oleme hetkel Iirimaal ning keeled on siis selle järgi, mis keeli siin kõneldakse. Tegelikult võiks siia ka isegi lisada juurde iiri keele. Ning miks on see oluline, et siis asukoht ja keeleseaded oleksid kooskõlas, on siis see, et ilmselgelt see, et nad oleksid, et võimalus oleks siis sihtida geograafilisi asukohti, mida te ise soovite, mis te arvate, et oleksid sellised, kus teie reklaamidel oleks kõige rohkem tulu. Ning ütleme nii, et võib-olla tuua siia üks konkreetne näide ka, et kui me võtame näiteks Eestis sihtimiseks, Eesti võtame sihtriigiks, siis sinna me paneme vene, inglise ja eestikeelsed seaded, sellepärast et nendes keeltes kasutatakse Eestis interneti avajaid. Nüüd näiteks ütleme, et kui teil on eraldi kampaaniad tehtud Eestile sihtimisena, aga on valitud ja loodud näiteks inglisekeelsed ja venekeelsed reklaamid eraldi, siis need keeled tuleb ka omavahel lahku viia ja siis näiteks teha venekeelne kampaania, inglisekeelne ja eestikeelne, et omavahel need segada ei ole eriti hea. Siin on nüüd põhjuseks mitu asja, reklaami eelvaate tööriistaga saate kontrollida siis täpselt seda, kuidas ja teie reklaame näidatakse, see on google.com või google.ee või siis ükskõik mis riik, mida te kasutate. Ja siis vahel ongi näiteks niimoodi, et kasutajatel on valitud näiteks inglise ja eesti keel Eestis, kuid vene keel on jäetud valimata, ent samas ei ole loodud venekeelseid reklaame ja see vähendab kohe reklaami näidatavust. Seda infot saate kõik siit artiklist ja ma lisan ka juurde, et väga levinud on selline asi, et sihitakse kampaanias kõiki maailma riike, kõiki keeli. See on ütleme niimoodi, et AdWordsi reklaamid võivad toimida siis, aga kindlasti ei ole see eriti hea sellepärast, et sihtides korraga kõiki riike ja kõiki keeli, siis erinevates riikides on väga erinevad klikihinnad, mis tähendab, teie eelarve võib väga ruttu otsa saada. Näiteks kui ütleme Ameerikas, Kanadas ja Inglismaal on kõigis riikides inglise keel olemas, siis ometi tegemist on väga erinevate kohtadega ja ka klikihinnad on erinevad. Et siinkohal jällegi on oluline teha keele ja asukoha sihtimine eraldi kampaaniates. Et siis taaskord iga keele jaoks tuleks teha eraldi asukoht, eraldi kampaania ja võib panna näiteks kokku sarnaseid geograafilisi alasid, näiteks nagu Benelux, sellepärast et need on sarnased riigid, sarnase keelega ja sarnase geograafilise asetusega ning see oleks lahendus siis neile, kes tõesti soovivad näiteks tervet maailma sihtida, et siis tuleks ikkagi välja mõelda need põhilised riigid, kuhu soovitakse oma kampaaniaid viia, need siis prioritiseerida ning teised kampaaniad siis luua niimoodi, kui on pandud erinevad riigid kokku, aga taaskord rõhutan, et need peavad omavahel olema seotud asukoht ja keeled. Nii, aitäh teile!